tere tulemast tööandjate aastakonverentsile Tuulelohe lend 2026. Kui sa tahad tõesti midagi teha, siis sa pead pühenduma, aga pühendumus tähendab ka väga paljudest asjadest loobumist. Eesti ei ole suur riik. Meil on aga oma tugevused. Küsimus on selles, kas suudame neid arendada selliselt, et kuuluda päriselt kõrgliigasse. Majandus pöördus küll kasvu, aga ärme lase end sellest ära petta. Meie struktuursed probleemid on endiselt alles ja need on esiteks madal tootlikkus ja SKP nõrk kasv. So what does it take to get to the next level? Kuidas siis praegune olukord tundub? Kui me siin kiirelt tegutsema ei hakka, siis ma arvan, et see viimase 20 aasta majanduskatastroof Euroopas läheb ainult hullemaks. Ettevõtlus ja eksport. Euroopas on see turg 1/5 sellest, mis on ta USAs. See on ellujäämise küsimus väga paljudele. Kõik on võimalik. Peame lihtsalt olema julged eesmärke seadma. Kogu see heaolu riik võib laguneda. Visioonid, toote roadmapid, müügiprotsessid, kogu info AI-le sisse. Mida tohib sellele robotile kätte anda ja mis on piisavalt nii konfidentsiaalne, et ei tohi. Ühe probleemi lahendad ära, selle ühe pea raiud maha, sealt tekib kohe uus probleem. Arvutil on lihtsam meie vaimsetele võimekustele järgi jõuda kui meie kehalistele võimekustele. Rohepööre ja innovatsioon loovad turule uued reeglid. Need ettevõtted, kes ekspordivad, on väiksed ettevõtted. Vahel me kuidagi otsime mingisuguseid imerohtusid. Sul peab ikkagi olema mingisugune toode või mingisugune lisandväärtus. Tule natukene parem või räägi viisakamalt telefonis. Mõnes mõttes peab see tegevus olema sinu totaalne kinnisidee. Me räägime probleemist kõigepealt. Me oleme juba viimased, ma arvan, alles 2014 sellises geopoliitilises ja suures turbulentsis olnud. Ja see tekitab ka ju hirmu ja hoiad kinni, et jumala pärast. See, ma nõustun, võib muuta mängu väga oluliselt. Täna tundus see asi helgem kui aasta tagasi. Kohtume 17. veebruaril siis juba 21. Tuulelohe lennul.